1608. aasta 29. aprillil helisesid kirikukellad kogu Graatsis, Lõuna-Austrias. Nende helin kandus läbi tänavate, kui uudis ühe tähtsaima Habsburgide õukonna naise surmast kiiresti levis. See naine oli Maria Anna Bayerist, Austria ertshertsogi Karl II lesk, kes oli ühtlasi ka tema onu. Paljuski tundus tema elu tema seisuse naise kohta märkamatu, kuid perekond, mille ta lõi, ja põnevad järeltulijad, kelle ta endast maha jättis, tegid temast ühe mõjukaima naise Euroopa ajaloos. See on 17. sajandi Euroopa veresugulusest sündinud ema lugu. Maria Anna Bayerist sündis Müncheni linnas 21. märtsil 1551. See toimus just keset ususõdu, mis pärast protestantlikku reformatsiooni Saksamaad lõhestasid. Tema isa oli Albrecht Vihe, hiljuti troonile tõusnud Bayeri hertsog, kelle isa, hertsog Wilhelm IV, oli surnud vaid aasta varem. Wilhelm oli olnud hertsog üle 40 aasta ja suutnud tagada, et Rooma katoliiklus jäi lõunasakslaste kindlaks usuks läbi paljude ususõdade. Maria Anna ema oli Anna Austria. Ta oli Ferdinand I, Püha Rooma keisri 1556–1564 tütar. Samal ajal kui keiser Karl V, Hispaania kuningas, Püha Rooma keiser ja 16. sajandi esimesel poolel Euroopa kõige võimsam mees, oli Anna onu. Seega oli Maria Anna otsene Wittelsbachide Bayeri dünastia järeltulija ning tihedalt seotud nii Austria kui ka Hispaania Habsburgide võimsa dünastia harudega, kelle valitsejad kontrollisid peaaegu poolt Lääne- ja Kesk-Euroopast ning tohutut koloniaalimpeeriumi Ameerikas. Kogu ajaloo vältel säilitasid Euroopa valitsevad dünastiad oma võimu abielude kaudu, mis tähendas, et nad olid omavahel tihedalt seotud ning ka tema vanemad polnud erandiks. Nad olid teise astme nõud ning vajasid isegi paavstlikku luba enne oma abiellumist 1546. aastal. Sellest hoolimata sündis paaril 7 last, kellest 5 jõudis täiskasvanu ikka. See oli 16. sajandi kohta märkimisväärselt suur arv. Maria Anna oli nende 4. laps ja vanim tütar ning seetõttu oli tema kasvatus hoolikalt planeeritud. 16. sajandi keskpaigaks olid uued arusaamad õukondlikust käitumisest ja haridusest, mida suuresti mõjutas Baldassare Castiglione raamat Õukondlase raamat, levinud üle Euroopa õukondade. See teos andis üksikasjalikke juhiseid õige etiketi, kõneviisi ja aadiliikmete, sealhulgas Münchenis üles kasvanud noorte naiste nagu Maria Anna ideaalse hariduse kohta. Neid ideaale järgides sai ta peene, õukondliku, sügavalt katoliikliku ja distsiplineeritud hariduse, mis pidi teda ette valmistama poliitiliselt kasulikuks abieluks, et tugevdada oma perekonna positsiooni. Ta õppis keeli nagu ladina ja itaalia keel, samuti muusikat ja tantsu. On isegi võimalik, et ta sai muusikalist õpetust tuntud flaami heliloojalt Orlando di Lassolt, kes veetis suure osa oma varasest karjäärist Itaalias, enne kui asus umbes 1558. aastal elama Münchenisse tema isa õukonda. Kuid ükski haridus ei saanud teda ette valmistada ebatavaliseks abieluks, millesse ta peagi astus. Varauusaegses Euroopas oli kuninglike ja aadliperekondade seas tavaline hakata arutama võimalikke abieluliite juba siis, kui nende lapsed olid väga noored, mõnikord isegi varases lapsepõlves. Kõik taandus parimate perekondlike ja diplomaatiliste liitude loomisele. Aga Maria Anna puhul seda ei juhtunud, vähemalt nii palju, kui me teame. Võib-olla oli asi lihtsalt selles, et Saksamaa poliitiline olukord oli nii korrast ära. Valitseja nagu Albrecht V ei tahtnud lubada oma tütre kätt mõne saksa isanda pojale, et siis 10 aastat hiljem, kui abielu pidi sõlmitama, avastada, et peigmees oli vahepeal otsustanud protestandiks hakata. Religion oli kõik keeruliseks teinud. Selle asemel hakati tema abielu ametlikult arutama alles 1560. aastate lõpust alates, kui ta oli jõudmas oma 20. eluaastasse. Alguses arutati tema abiellumist János Zsigmond Zápoljaga, esimese Transilvaania vürstiga, kuid see ei teostunud kunagi. 22. veebruaril 1568 abiellus Maria Anna vanem vend Wilhelm V, tulevane Bayeri hertsog, Münchenis suurejooneliselt tseremoonial Renata Lothringist. Pidustused kestsid 18 päeva ning just siis kohtus Maria Anna esimest korda Austria ertshertsogi Karl II-ga. Pidustuste ajal olevat ertshertsog tema vastu tugevat kiindumust tundma hakanud.
Ta oli temast umbes 10 aastat vanem ning oli ka tema onu, sest ta oli Maria Anna ema, Austria ertshertsoginna Anna noorem vend. Tänapäeval šokeeriks nii lähedane liit peaaegu kõiki. Ometi abiellusid varausaegses Euroopas dünastiad sageli omaenda perekonna siseselt. Sugulastevahelised abielud olid tavalised ning isegi onu abiellumine oma vennatütre või õetütrega, kuigi palju vastuolulisem, polnud ennekuulmatu. Näiteks vaid mõned aastad varem abiellus Hispaania kuningas Felipe II omaenda vennatütre Anna Austria omaga. Seetõttu ei läinud kaua aega, kui hertsog Albrechti ja Maximilian II vahel algasid läbirääkimised. Maximilian II oli Anna ja Carlusse vanem vend, kes päris nende isa, Püha Rooma keisri Ferdinand I trooni 1564 aastal pärast tema surma. Ta oli kummaline valitseja, kelle usuline maailmavaade on tänaseni ebaselge. Võimalik, et ta oli mõõdukas protestant, kuigi ta oli ettevaatlik ega avaldanud seda, kui see nii oli. Ta soovis tuua rahu Saksamaadele, mis moodustasid Püha Rooma riigi, ja ta pidas seda abieluliitu heaks viisiks selle saavutamiseks. Maria Anna isa Baieri hertsog Albrecht V oli seevastu veendunud katoliiklane, kes lootis, et see liit tugevdab sidemeid Habsburgide dünastiaga ja kindlustab katoliikluse positsiooni nende valdustes. Kuna nii poliitilised kui ka dünastilised huvid olid kooskõlas, kiideti abielu heaks, kuid üks takistus jäi veel nende teele. Kuna paar olid onu ja õe või vennatütar, kuulus nende liit kiriku poolt keelatud sugulussidemete hulka ning kanoonilise õiguse järgi peeti seda abielu intsestiks. Seetõttu vajasid nad abiellumiseks erilist paavsti luba. Arvestades Habsburgide dünastia tohutut mõjuvõimu, ei olnud sellise loa saamine suureks takistuseks ning kui paavst Pius Veite selle andis, said nad vabalt abielluda. Nii abielluski 26. augustil 1571 20-aastane Maria Anna oma onu 30-aastase ertshertsog Karl II, kes oli sisemise Austria valitseja ja kelle valdused olid koondunud Steiermarki ümber. Viinis peeti selle sündmuse tähistamiseks suurejoonelisi pidustusi. Varsti pärast seda, 10. septembril 1571 saabusid vastabiellunud pidulikult Graatsi, kus nende saabumist tähistati 7-päevaste uhkete pidustustega. Vastabiellunud asusid elama Graatsis. Kuigi Austria Habsburgid valitsesid teoreetiliselt Viinist, hoidis perekonna noorem haru, kes kontrollis sisemist Austriat ja Steiermarki Graatsis eraldi jõukonda. See oli poolsõjaline piirkondlik pealinn. Osmanite türklased olid vallutanud suurema osa Balkani poolsaarest 15. ja 16. sajandil ning ajaks, mil Maria Anna siia saabus, et asuda sisemise Austria ertshertsoginnaks, oli linn koondunud suure kindluse ümber Schlossbergi mäel. Naisele, kes oli üles kasvanud oma isa õukonna rahus Münchenis, pidi see olema tõeline kultuurishokk sattuda elama sellele sõjalisele piirialale linna, mis oli täis palgasõdureid ja sõdureid. Siin juhatas Maria Anna sageli õukonna igapäevaseid toimetusi ja avaldas märkimisväärset poliitilist mõju, eriti ajal, kui tema abikaasa juhtis sõjakäike lõuna poole. See piiriala iseloom kajastus juba Karlovatši rajamises tänapäeva Horvaatias. Kindluslinn, mille rajas ja mille järgi sai nime tema abikaasa, et kaitsta sisemist Austriat pealetungivate osmanite türklaste eest. Lisaks sellele sai Maria Anna, kui Karl II oli sõjakäigul eemal, pühendunud kiriku patrooniks, toetades jesuiite ning julgustades muusika- ja usuelu õukonnas. Sügavalt vaga inimesena osales ta ka erinevatel palverännakutel ja edendas aktiivselt vastureformatsiooni kogu Steiermargis. Reisihuviline ertshertsoginna saatis sageli oma abikaasat tema reisidel ja diplomaatilistel ringkäikudel, külastades isegi kaugeid õukondi nagu Poola, Hispaania ja Transilvaania. Kuid hoolimata nendest reisidest ning arvukatest usulistest ja poliitilistest kohustustest oli üks roll, mis määras tema elu ja kindlustas talle koha Euroopa ajaloos – emadus. Maria Anna veetis suure osa oma abielust rasedana ning nagu peagi näeme, sünnitas ta lapsi, kes kujundasid Euroopa valitsevaid dünastiaid. Nagu paljude teiste oma ajastu kuninglike ja aadliperekondade naiste puhul, hinnati Maria Anna väärtust peamiselt tema võime järgi lapsi saada. Imikute suremus püsis traagiliselt kõrge ning sellised haigused nagu rõuged nõudsid lugematul hulgal elusid isegi teismeeas ja varases täiskasvanueas. Kuningliku dünastia ellujäämiseks arvati sageli, et perekonnaliini jätkumise tagamiseks on vaja aja jooksul vähemalt 5 või 6 last.
selles osas ei valmistanud Maria Anna kindlasti pettumust. alates ajast, mil ta abiellus Karliga 1571 aastal, oli ta peaaegu pidevalt rase. Vaid 18 aasta jooksul sünnitas paar 15 last. veelgi tähelepanuväärsem oli see, kui paljud neist ellu jäid. 12 nende last elas üle imiku ja lapsea, mis oli 16. sajandi kohta erakordselt suur arv. ja arvestades, et abielu ise ühendas onu ja õetütre, mis oli Habsburgide võimsa dünastia jaoks tüüpiline lähedane ja tugevalt sisse ristatud liit, oli nii paljude nende järeltulijate ellujäämine ja suhteline tervislikkus tõeliselt erakordne. Maria Anna kasvatas oma suurt perekonda suure hoolikuse, kuid ka märkimisväärse rangusega. Sügavalt usklik, nagu tema abikaasa, tundis ta suurt huvi oma laste hariduse ja kasvatuse vastu. Samal ajal jagas ta oma ajastu aristokraatlikke kirgi, tundes suurt huvi õukondliku priiskamise ja jahipidamise vastu. kui tema lapsed suuremaks kasvasid, mängis ta olulist rolli nende tuleviku korraldamisel, sõlmides mitmele oma tütrele hoolikalt kaalutletud abielu mõjukatesse Euroopa dünastiatesse. Eriti tähelepanuväärseks teeb selle asjaolu, et paljud neist lastest jõudsid hiljem 17. sajandi Euroopa kõige mõjukamatele positsioonidele. Nende kaudu levis Maria Anna veresugulus üle kogu mandri, tugevdades mõjuka Habsburgide dünastia haaret. Paljuski sai temast tõepoolest see, mida ajaloolased on mõnikord nimetanud 17. sajandi Euroopa emaks. Siin pole piisavalt aega, et kõiki tema lapsi käsitleda, kuid vaatame lähemalt mõnda silmapaistamat neist. Maria Anna ja Charlesi vanim ellu jäänud laps oli tütar nimega Anna, kes sündis 1573 aastal. 1592 aastal abiellus ta kuningas Sigismund III, kes kuulus Poola kuningliku Vassa dünastiasse. Kuigi abielu jäi lühikeseks, kuna ta suri enneaegselt Varssavis 1598. Algaastal jõudis ta siiski sünnitada Władysław IV, kes valitses Poolat aastatel 1632–1648. Seega oli Maria Anna mõnede Poola kuningate ja Leedu suurvürstide esiema. Maria Anna teine vanim tütar, Maria Kristiina, sündis 1574 aastal ja abiellus 1595 aastal Transilvaania vürsti Sigismund Bathoriga. Kuid see abielu osutus katastroofiliseks. Abielu oli õnnetu, lapsi ei sündinud ning see tühistati lõpuks vaid mõne aasta pärast. Maria Anna kõige olulisem laps oli tema vanim ellujäänud poeg Ferdinand. 1619. aastal pärast Austria Habsburgide vanemaharu väljasuremist sai temast Austria ertshertsog ja ta tõusis Saksa-Rooma keisriks. Ferdinandi poeg Ferdinand III järgnes talle, valitsedes Habsburgide maid ja olles Saksa-Rooma keiser. Selle liini kaudu jätkasid Maria Anna järeltulijad sajandeid keskset rolli Euroopa poliitikas. Tõepoolest, Austria valitsejad kuni Habsburgide monarhia lõpuni 1918. aastal pärinesid temast läbi Ferdinandi suguvõsa haru. Teine Maria Anna tütar Austria Margareete abiellus 1599 aastal Hispaania kuninga Felipe III. Selle abielu kaudu oli Maria Anna Hispaania kuninga Felipe IV vanaema, kes valitses kuningriiki kuni 1665. aastani ning loomulikult oli ta ka viimase Hispaania Habsburgide kuninga Carlos II vanavanaema. Üks Margareete tütardest abiellus samuti 1615. aastal Prantsusmaa kuninga Louis XIII ning seega oli Prantsusmaa absoluutne monarh Louis XIV, kes valitses Prantsusmaad aastatel 1643–1715, Maria Anna lapselapselaps. Nimekiri jätkub pärast seda üsna uskumatul moel. Maria Magdalena, Maria Anna ja Charlesi noorim tütar, sündinud 1589 aastal, abiellus Cosimo II Toskaana suurhertsogiga Itaalias ning nii rajati Habsburgide nõue sellele Itaalia piirkonnale, mis püsis kuni 19. sajandini. Teine tütar Konstantsa abiellus Poola kuninga Sigismund Telmaga 7 aastat pärast seda, kui tema enda õde oli jätnud ta leseks. Isegi need Maria Anna lapsed, kes ei abiellunud kuninglikku perekonda, elasid tähelepanuväärseid elusid. Näiteks ertshertsog Maximilian Ernst, kes sündis 1583. aastal, liitus iidse Saksa orduga ja sai silmapaistvaks sõjaväejuhiks lõunapiiril sõjas türklaste vastu. Maria ja tema abikaasa surid 1590 aastal 50-aastaselt. Selleks ajaks oli perekond Grazile juba üsna suure mulje jätnud.
näiteks olid just Maria Anna ja Karl need, kes toetasid Graatsi ülikooli asutamist linnas 1585. aastal. see tegutseb tänaseni Austria teise vanima ja mainekama ülikoolina 4,5 sajandit hiljem. kui Karl suri 1590. aastal, võttis nende vanim poeg, tulevane keiser Ferdinand II üle perekonna noorema harujuhi rolli ja valitses Sise-Austriat Graatsist. tema ema jätkas tema nõustamist ja mõjutamist veel aastaid. On raske mõista 30-aastase sõja puhkemist 1618. aastal, arvestamata tugevat usulist mõju, mida Maria Anna oma pojale avaldas. Otsustanud taastada katoliikluse ülekaalu Püha-Rooma riigis, ajas Ferdinand poliitikat, mis peegeldas tema ema järeleandmatut usku ning toetas katoliikliku vastureformatsiooni kogu oma valdustes. Isegi enne seda, kui Ferdinandist sai juhtiv Habsburgide valitseja, oli ta juba oluline poliitiline tegelane. Rudolf Teise, Püha-Rooma keisri, rahututel viimastel valitsemisaastatel, mil tema halvenev vaimne tervis nõrgestas keisrivõimu, dünastia sees puhkes kibestunud võitlus võimu pärast, mis kulmineerus Rudolfi venna Mattiase Püha-Rooma keisri võimule tulekuga. Nende konfliktide tekitatud ebastabiilsus aitas kujundada poliitilisi pingeid, lõpuks puhkesid 30-aastaseks sõjaks. Maria Anna oleks selleks ajaks juba ammu lahkunud. Oma hilisematel aastatel, kui tema lapsed suureks kasvasid, abiellusid ja lahkusid sellistesse kohtadesse nagu Madrid, Varssavi ja Firenze, säilitas Maria Anna oma sügava usulise usu, tegi heldeid annetusi vaestele ning hoolitses isiklikult haigete ja rasedate naiste eest. Lõpuks ta taandus õukonnaelust ja läks pensionile Graatsis asuvasse vaeste klarisside kloostrisse, kus veetis suure osa oma ülejäänud elust vaikse palve ja mõtiskluse keskel. Ta suri seal 29. aprillil 1608, olles 57-aastane. Ta maeti algselt kloostrisse, kuid hiljem sängitati ta ümber Habsburgide mausoleumi. Järgmisel sajandil valitsesid tema lapselapsed ja lapselapselapsed kuningriike ja riike sellistest pealinnadest nagu Viin, Madrid, Pariis, Varssavi ja Toskaana. Nende kaudu levis tema veri üle Euroopa valitsevate dünastiate ning nii sai temast 17. sajandi Euroopa ema. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Maria Anna Bayerist. Loodan, et leidsite selle huvitava olevat. Andke mulle kommentaarides teada, mida arvasite tema elust ja kui teil on ka ettepanekuid, siis andke neist samuti kommentaarides teada. Kui soovite rohkem kuninglikke isikuid või sarnaseid teemasid, andke mulle teada, et saaksin rohkem uurida. Loodame, et olete tellinud minu kanali ja pannud teavitused peale, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises Forgotten Lives osas. Aitäh!